Nii et võib öelda, et sport ikkagi nagu sellise oma koha teie elus on siiamaani säilitanud kindlalt. No ma arvan, pigem on see läbi selle, et ma olen püüdnud oma lapsed suutma spordi juurde viia, et nemad sporti teeksid ja nad õnneks teevad, et nad isegi heidavad mulle ette, eriti noorem poeg, kui me välismaale läksime, siis ta mängis väga hoolega tennist, aga ressursid olid piiratud ja sinna tenni ei saanud teda panna, mängis rohkem seal kohalikega korvpalli majade vahel ja ütleski, et näed, et tema oleks võib-olla Wimbledoni võitja, aga näed, isa läks välismaale ja rikkus kõik tema karjääri ära. Jah, tennis on väga selline keeruline ala, väga konkurentsitihe, et läbi lüüa. Jah, ja sa peal ongi, kui sa treenerid, sa pead väga hoolega valima mitte ainult sinu võimete järgi, vaid tegelikult ka kui paks on sinu vanemate rahakott, mis on kahetsusväärne mõnes mõttes. Absoluutselt olen sellega ise hästi kursis. Nii et jah, teie pojad ju Kristjan, kes on praegu 46-aastane ja Martin, kes on 44, on ju tuntud spordimaailmas. Kristjan juhib Kääriku Tehvandi spordikeskust ja Martin siis Veerikul ka tennisalli ja tennisetreener. Aga teil on ka kolmas laps Kirstin, kes on hoopis õpetaja. Hoopis õpetaja, nii et ta on bioloogia õpetaja, eks ta peab õpetama siis seda ka, kuidas lihased töötavad. Et saaks seda seespoolt siis nagu vaadata, jah. Et kas siis tema vist on nagu spordist veidi kaugemal kui poeg? Ei, no ta ikka teeb, jookseb ja sõidab, aga ta ei ole käinud kunagi tõesti trennis, ta käis viiulitrennis nii-öelda ja see võttis ju kogu aja ära, ega kui sa õpid viiulit ja käid koolis, siis sinna väga palju neid spordihetkina vahele ei jää. No nagu rääkisime ka, et ega see sport elab ju meie lastes nagu edasi, et teil on 3 last ja ka tervelt 5 lapselast. Jah, no nemad on ka mänginud tennist ja jalgpalli. Vanem lapselaps, kes on juba üllatus, eile sai juba 19 vist, jah. Ja tema mängib jalgpalli ja tundub, et väga hästi, et tal on plaan minna, tal vist isegi kutse olemas Ameerikas ühte ülikooli, et saab stipendiumi ja saab siis seal jätkata. Teil mängivad ju 5-4 mängivad jalgpalli. No nii on jah, et võt, kui ühed lähevad jalgpalli ära, siis mul teine lapselaps, tema oli ju siin Eesti meeste tennises oma vanustes ja ühel hetkel ütles, et tema läheb jalgpalli. No ma ütlesin ka, et noh, tore, muidugi tipust tuleb lahkuda. Aga jah, ta ei jätkanud tennist ja nüüd ta mängib samamoodi jalgpalli. Võib-olla venna eeskujul, ma ei tea, aga eks ma nii nagu ma oma lapsi olen kasvatanud, õigemini polegi väga kasvatanud, et nad ise nagu saaksid selle tee valida. Et muidugi, kui küsivad nõu, annad nõu, aga midagi ei taha, et oma ambitsioone hakkad siis nagu laste peal läbi elama ja et las nad valivad ise oma tee. Peas nad teevad midagi. Jaa, see on väga õige. Lapsed ju valivad neid alasid ja teevad mitmeid ja lõpuks jäävad selle ala juurde, mis neile tegelikult endale meeldib. Mitte nii, et seda soovitavad vanemad või keegi teine või mõni treener, aga see, mis neile tegelikult nagu mõnu pakub. Aga sellepärast tulebki lapsepõlves, sa saad proovida erinevaid asju ja siis sa ise tunnetad, mis sulle nagu kõige paremini sobib ja siis jääd selle juurde. Ja isegi kui tippsporti ei ole eesmärk, siis liigutama ikka ennast õpid. Kristofferi ma mäletan hästi, ta mängis minu pojaga koos tennist ja alati jäävad sellised detailid meelde, et tal oli väga tundlik käsi. Tema oli see mees või noor mängija, kes võis tagajoonelt lasta stopi võrgu taha. No seda ma ei tea, aga ta oli väga emotsionaalne küll, ta on siiani väga emotsionaalne. Temaga ikka oli probleeme kohtunikel ka, et eks vaatad suure staare seal ja kuidas nemad käituvad ja siis püüad nagu ise ka käituda vastavalt, nii et seda emotsioonid oli jagus kuni reketite lõhkumiseni välja. Aga ilmselt see on ka mingi hetk oma elus, kus sa siis elad sellist elu, et nüüd on natuke rahulikum. Kui palju te oma lapselastega üldse nii sporditeemadel räägite või see jutuks tuleb? No nii harva, kui me kokku saame, sest eks kõigil on juba nüüd oma elud ja minul on selline elu, kus seda aega pere jaoks väga palju ei ole, eks jõuluaeg on ja sünnipäevad on. No nüüd see sama vanema lapselapse sünnipäeval ma ei jõudnudki, sest pean olema mujal. Nii et nii see elu kulgeb, aga siis kui räägime või kokku saame, ega nemad muust ei räägigi, nemad räägivad spordist, nii et siis ma kas kuulan või sekkun ka.